ootan jalgrattaga enda laeva järjekorda, et ma laeva peale sõidan Helsingisse, kust on plaanis teha väike rattamatk, liikuda Nuuksja rahvusparki, mis asub seal kuskil 30-40 kilomeetrit loodesse Helsingist. Ma olen seal kuskil Lõkkeplatsil, plaanin seal kuskil olla, telkida ja sealt edasi siis juba kõndida osaliselt ühe päeva, tutvuda rahvuspargiga. Teise ööbin siis samas kohas, kus eelmine kord, jätangi telgi püsti. Nii et telk ootab mind, loodetavasti keegi ei varasta ära, sellel ajal kui mina teen jalgsi matka. Siis ööbin ja tulen tagasi teisipäeval laevaga. Selline plaan on praegu peas, mis on reaalselt, eks seda näeb. Reaalselt ei pruugi alati vastata sellele, mis on mõte peas. Rattaparkil on siin pisikene nurgakene ainult. Päris suur on ikkagi see ala. Nii, ainult, kus ma nüüd edasi pean minema. Kõik juhendid puuduvad. Küll ma leian. Nii, jõudsin Helsingisse. Väljas 7 kraadi. Ja otsin teed, kus saab kõige lihtsamini minna sinna rahvusparki. Otsid üles see telkimiskoht, on praegune ülesanne. Jõudsin siis siia Nuuksja rahvusparki. Kahjuks ei vii päris selle kohani, kuhu mul oli alguses plaanis minna. Sellist teed, mida saaks rattaga sõita, ega isegi käekõrval tallutades ei saa kahjuks sellele kohale ligi. Sellest pole lugu. Panin siia telgi püsti kuskile suvalisse kohta Nuuksja rahvuspargis ja homme vaatame siis edasi. Et tee siia oli päris huvitav. No mitte huvitav, aga oli niisugune ilus rattatee suures osas. Viimased 15 kilomeetrit küll mitte. Siis läks üks pünklikuks nagu Haanja ja viimased 1,5 kilomeetrit oli niisugune, ütleme niimoodi, et jalgratta tallutamine enda käe kõrval. Nii et igal juhul vaatame siis homme, mis saab. Sest siin on kindlasti väga ilus ja põnev. Ja mingis mõttes on võib-olla isegi hea, et ma selle telgi panin siia suvalisse kohta. See ei hakka nii silma teistele. Siis ma saan siin teha ühe tuuri jalgsi homme, jättes telgi siia lihtsalt koos mitte vaja minevate asjadega. No nii, nüüd hommikul on paremini näha, kuhu ma siis enda telgi üles panin. Nii. Aga jah, et siin on üks ilus järv. Ja tegelikult siin on järvi päris mitu. Et selle koha pealt on kena. Ütleme nüüd üsna jahe on praegu väljas. Siit videot vist ei hästi näha, aga siin teisel pool on isegi huvitavam. Siuke kalju sein. Ja, ma ei tea, graniit või mis see siin on. Ei, tundub päris põnev. On näha, et öösel on olnud alla 0 kraadi, et siit pudelist on vesi ära jaotunud.
oli tunda ka, isegi praegu võtaks, et on niisugune nullilähedane temperatuur. Selle rattakoti eelis on see, et selle pealmist osa saab kasutada ka seljakotina. Ehk siis täna lähengi, teen väikse seljakoti matka siin ümbruses. Siin ainus eestlane. Need, kes mööda minust läksid, rääkisid eesti keelt. Nii et eestlased on nähtud. Siiamaani on selline juurikate ja kividega palistatud rada, põhiline, tüüpiline olnud. Vaatame, mis edasi. Nii. Nüüd ma jõudsin sellesse kohta, kuhu ma tahtsin tegelikult jõuda eile õhtul. See on tõesti väga ilus. Väga ilus. Holma Saarijärvi on selle koha nimi. Ja siin on olemas laavu seal üleval pool kuskil, kus saab ennast välja magada raskest matkapäevast näiteks. Siin on puid, see on nagu hullult suur puukuur. Nii et puudest siin, puudega ka. Siin on veel üks. Ega siin ometi pole saun. Ega ometi. Siin vaatame, kõik korstnad on. Mis maja see on? Ei, see ei ole. See on WC. Meeste ja naiste oma. Aga see keskmine on nendele, kes ei ole oma sugu valinud. Seal on siis see lauv, lähme sinna ka. On tõesti väga põnev. Ja ongi siin lauv. Appi, kus mul on kiusatus siin öö ööbida. Pudelit ja träni. Sest tegelikkuses, kuigi mul ei ole magamisvarustus kaasas, ma saaksin siin ju ööbida niimoodi, et mul ei ole matkavarustust või mingisugust magamiskotti vajagi. Istuda lihtsalt lõkke ääres, mõtiskeda filosoofilisi aegumatuid, ajatuid mõtteid. Teha tuld, lõket. Oi jah, muidugi oleks äge kaoks kõik matkavarustus siin. Aga jah, et eile ma lihtsalt ei saanud. Ei leidnud kohta. Ma leidsin lõpuks läbi metsa mingi koha, kus ikkagi mingisugune matkarada läks ja siis see tõi siia. Aga rattaga ma ei oleks sealt läbi saanud. No ja. Natuke on siukest kivist. Maad ka, kus on seda graniitu. Niisugune tugevam küül. Targadel.
siin on päris kõrge vaade. Kui ma panin natukene puusse vist, siin on hästi palju matkaradu risti ja osad ei ole matkarajad, aga lihtsalt rajad. Siis ma pean mõtlema, mis rada siis ikkagi teha. Kas üldse teha mingi konkreetset nimelist rada või vaadata lihtsalt, mis siin ümberringi ilusat on. Siin on väga ilus. Aga miks ikkagi Nuuksoo rahvuspark? Aga sellepärast, et see oli Helsingile kõige lähemal, et mul oli ainult 3 päeva, mille jooksul ma peaksin siis välja valima, kus kohas käia ja mõtlesin, et see on kõige lähemal koht, kus on ilus. See on Soomes. Ja see rahvuspark on ka tekkinud niimoodi just seetõttu, et siin on hästi palju kive, soid ja elu sain siin mitmekesistada. Et siin olevat üle 200 lendarava pesakonna. Ma ei ole ühtegi lendaravat veel näinud, aga et see põnev oleks kohata. Ja muid põnevaid loomi, elukaid siin ka pidi olema. Ehk siis loodame, et näeme midagi. Huvitavad, seal on niisugune triip läheb all sellel kaljul või seal, kus see järve äär on. Et see omapärane. Sealpool samamoodi. Siin võiks olla keegi paleontoloog, kes seletab lahti, mis kihistud ja asjad siin on. Või mismoodi on mingi asi tekkinud sinna kivimisse. Kell saab varsti 3. Otsin ilmselt mingisuguse lõkke tegemise koha, kus teha endale süüa, istuda rahulikult lõkke ääres ja nii kaua kui aega on õhtuni. Ja siis liigun vaikselt tagasi enda telgi poole, sest enda telgi juures meil enam teeb mitte midagi teha. Ainult paks mets ümberringi ja järvekene on ka seal, aga siin on palju rohkem selliseid ilusamaid kohti ja ikka ääres on lihtsalt fantastiline istuda. Teen siin lõket, huvitaval kombel hästi suured, pikad halud tehtud. Aga ma kuulen ka hääli, kuskil seal tagapool on veel inimesi. Üldse ma olen täna kohanud põhimõtteliselt 3 inimesi. Et esimesed olidki need eestlased, keda videos mainisin, siis ühed teised soomlased. Ja nüüd need, siin on 3. Ja huvitav, milleks see on.
aga sellest on nagu varem kohanudki vist või, ma ei ole siin Soomes matkanud ja näed huvitavad nähtused. Kas siia saab panna sütt sisse või mis on selle eesmärk? Täitsa huvitav. Kui keegi oskab selle kohta midagi öelda, andke mulle teada siia kommentaaridesse. Aga sellised pikad halud võimaldavad sellisel lõkke kohal, kus on need kivid ääres, teha päris üks huvitava asja. Et põhimõtteliselt siit alt mul tuld ei olegi. Tuli nende halgude peal. Õhk pääseb hästi ligi alt ja pealt ja siis ta saab rohkem õhku, põlebki paremini. Päris huvitav viis tuld teha. Kell on 5 läbi. Hästi soe on siin lõkke ääres. Ja siin on ka teisi inimesi, kes lõhuvad parasjagu puid. Ööseks ma siia ei jää. Lähen telgi juurde, mis on siit umbes kilomeetri kaugusel. Enne teen sooja teed, õigemini kohvi. Olen juba üksjagu söönud siin lavashi ja siis seda sulatatud juustuviilu. Putru sõi natukene. Magus väljus ka. Pulpa. Maracuja pulpa. Flavicarpa. Passioonivilja ehk granadilli viljaliha. See on delikates. See on selle matka kõrgpunkt. Vaatame, kas see on päriselt ka. Või ma lihtsalt kujutan ette. Kuidas maitseb see eksootiline asi siin Soomes. Nagu pealpool on siuke siirup. Aga on tõesti väga hea maitsega. Magus, aga väga hea. Ta ei ole lihtsalt magus, vaid on tõesti see maracuja maise. Grenadill. Üli hea. Siin lõkke ääres on nii soe. Ja ma mõtlen, et Tõnu Jürgensonil on selles suhtes õigus, et need kattega lõkkekohad, mis meil seal Eestis on hästi palju levinud. Nad on maast kõrgemal ja nad ei anna eriti palju sooja, kui nad on niimoodi kehast kõrgemal või jalgadest kõrgemal. Nii et sellisel lõkkekohal on omad eelised. Homme hommikul siis või lõunapaiku sõidan ära tagasi. Tagasi sinna Helsingisse ja osa päevast olen kindlasti seal Helsingis lihtsalt, et oli mõte minna kuskile matkakauplusesse, vaatasin lausa välja mõned kohad. Vaatan, kui midagi kõnetab, mis võiks olla väga huvitav asi, hea asi. Äkki vastan ka. Wow. Ma tulin praegu vett võtma ja ma siis nüüd märkan, et siin teisel pool järve ei ole mitte 1 või 2 inimest, vaid siia on tulnud terve suur hulk inimesi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vähemalt 9 telki, aga ma kõike kindlasti ei näe, seal läheb veel edasi. Nii et täitsa põnev, mis seltskond seda siin on. Ma ei hakka neid tülitama ka, väga imelik oleks hakata tülitama. Näen juba kaugemal hilkimas enda ratta helkureid, mis tuletab meelde, et ma jätsin oma ratta siia. Nii et siin on mul ratas, siin on mul telk. Ma leidsin enda kodu ülesse, enda ajutise kodu siin Soomemaal. Ainult madrats on vahepeal kuidagi kõssi vajunud. See vaja natuke on täis pumbata. Ja tegelikult on päris palju siin sees ka kondentsi. Mitte midagi hirmsat, aga siiski see on ka hea lapiga ära puhastada, et siis on natuke kuivem olemine. Kuigi mulle tundub, et rohkem on siin väljaspool. Ja ei, see ongi kõik väljaspool enam. Aga siin on küll seespool ka. Jah, siin on sees. Isegi natuke ära jaetanud. Lihtsalt öösel käisin vetsus ja telekast sai vaadata, et see, mis ma panin rippuma, see Fiberötik, märg Fiberötik on ära jäetunud. Nii on hommik 9 läbi. Näib, et täna sajab kergelt. Mitte palju, aga natukene tibutab vihma. Ja kui väljast sajab vihma, siis mina teen sööki siin rahulikult pooleldi magamiskotis olles enda telgi sees. Eile sai see pott nii mustaks selle lõkke ühel. Nii, mis siis täna näeme? Kartulipudar peekoniga. Nii, telk on siis laiali lammutatud. Asjad on kokku pakitud. Vihma sajab päris korralikult, kui siit hästi ei ole näha. Järve peal on selgemalt näha, et sajab hästi. Hakkan varsti tagasi sõitma Helsingi poole. Nice. Mis päev toob? Vihma toob kindlasti. Nii, olen praegu Sello kaubanduskeskuses. Ja siin peaks olema kuskil ka Pardio hoida. Üks koht, kus müüakse matkatarbeid. Ma vaatan. Ühesõnaga siin ma peatan natuke pikemat aega, sest ma olen üleni märg. Siis on natuke kuivemaks ka. Nii, siin on Pardio aita. Saab näha, kas lubatakse ka sees filmida või mitte. Tekib soov midagi kommenteerida, miks näeb. Küsisin luba ja täiesti lubasid teha filmi. Et hästi palju siin on Priimuse asju. Kõik võimalik. Näed, Sea to Summiti Taanist Spark. Aga hinnad on siin ka päris krõbedad, peaks ütlema. Siin praegu hetkel ei olegi nagu hindu näha, aga seal, kus ma nägin, seal olid nad ikkagi üsna kallid kõik need asjad. MSR-i veefilter High Flow in Line. Ütleme, filtritega on see teema tõesti, et nad kipuvad olema sellised väga aeglaselt tilkuvad, kui ta on ikka selline korralikum. Siis ma oleksin lausa huvitatud, aga mul tegelikult on praegu üks filter, millega ma olen üsna rahul. Ja Fjällrävini asju on siin ja seal igal pool täis. Seal. Siin. Seal teisel pool. Kankeni sein on seal. Siin on jah, nad ei ole nii brändi järgi pandud siin kõik. Pigem on ilmselt mingisuguse funktsiooni järgi. Kas on niisugune
alumine kiht või pealmine kiht või. nii et aga jah, täitsa põnevad hinnad. Cape Trousers Long 249 €, mis on kallis. üks hästi huvitav magamislahendus Piivi Agneselt, Roksi on siis mudeli nimi. Väline magamiskott, mille sees on sisemine ja siia alla käib veel padja, ütleme, käib madrats ja padi, kõik need käed nagu kokku üheks sinna alla on kinnitatud. Kogu see kompott on nagu ühe komplektina müüdaval, ma saan aru. Et väga-väga omapärane lahendus. See nagu, ütleme, lahendab ära, vähemalt ma eeldan, et ta lahendab ära selle probleemi, mis minul kogu aeg on, et libisen ükskõik, kuidas ma ei ole, ma libisen sealt magamiskotis olles madratsilt ära või siis padi libiseb ära või mingisugused libisemised, ujumised kogu aeg toimuvad. Aga samas nagu see on kuidagi nagu väga selline eksklusiivne, ainult üks magamiskott, ma ei saa nagu ju vist ju ei saa kasutada ükskõik mis magamiskott. Võib-olla saab, ma ei tea. Ühesõnaga asi, mida mõelda, et äkki ise nagu ehitada midagi, et see ujumine ei toimuks. Markiigel on siin nii nagu matkaspordiski. Sõbralikult on siin koos nii Fjällräveni kotid kui Osprey kotid. Haglers. Ja siin on ka veel Fjällräveni kotte. Ospreid. Kõike. Tunnen, nagu ma oleksin matkaspordikaupluses, siin on kõik need samad, väga paljud asjad täpselt samad nagu meil. Kõik ritta seatud. Aga first aid kitti meil ei ole matkaspordis. Jah, aga siin on palju ka on Ospreid. Hillebergi vaiad maksavad 50 €. Samas on siin vaiad, mis maksavad 39 €, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tükki, mis tegelikult on väga sümpaatsed, nad on tunduvad ultra tõesti kerged, ongi ultra light ja samas nad on sellised, mida ma kujutan ette, et ma julgen ka nagu, ma ei tea, tugevamini suruda maa sisse, nii et täitsa põnev. Aga ikkagi, isegi see 39 €, ma ei tea, kas vaiade eest maksta 39 €. Siin kõik madratsid ritta pandud ka rippuma. Sea to Summit, Etherlight, Extreme. Saan ka nüüd oma käega ära katsuda selle. Pidi olema päris okei. Päris hea asi. Aga on jah teisi samamoodi põnevaid madratseid. Fjällräven Kaika hinnad. Oi. On olemas ka teibi silikoniseerimiseks kitt, komplekt ja muud sellised paranduskomplektid, saepesu, vaha. Ilmselt siin ka vahatatakse. Möögil ka sulesaapat, kuidas siin öelda, down booties. 159 €. 159 € maksavad sellised asjad. Ma olen midagi sellist mõelnud, et sellised asjad on telgis olemiseks nagu väga hea toimetada. Kui sa oled sunnitud olema nagu pikemat aega telgis, lihtsalt päev otsa näiteks. Ja sa ei taha olla ainult magamiskoti sees, vaid seda muidu ka toimetada. Ja siis nad on päris sellised asjalikud asjad. Või ütleme näiteks, kui lähed kuskile metsaonni ja sa ei taha enda märgi jalanõusid kohe päev otsa või õhtu otsa kanda, siis paned need jalga ja saad tuterdada nii, et jalad on soojas.
aga 159 eurot mina sellise asja eest ei maksaks. Ma saan aru küll, kui hea see asi on, aga 159 eurot jääb ära. Siin korralikult meindli saab. Võime siuksed jõulised. Astud miini otsa, miin läheb katki ja ta saabastab terveks. Ka korralik avas. Fjällräveni pededele nii-öelda positiivses mõttes. Vaha klotsi paned siia sisse. Siuke kotikene spetsiaalselt vaha jaoks. Maksab 25 eurot. 25 eurot. Siin on halvaagi ja meindli saapaid, päris mitmeid mudeleid. On täitsa põnev näha. Meindlit. Igal pool seda ei ole. Ma Eestis ma ei teagi, kus ma tean, et ma nägin korra täiesti juhuslikult Valgas oli meindli saapad ühes väikses poekeses. Ma ei tea, kus kohast tema need sai, väike poodnik, aga nägin tõesti meindli saapad, mis maksid umbes sama palju. Siuke väike jaikauplas oli, aga siin näete, on ka ikkagi väga palju põnevat. On siiski ka kiini müügil. Kiin on täitsa olemas esindatud. Naistele siis selline värv. Vaat sellised kindad on, mida ma olen mõelnud, et võiks olla veekindlad, sellised pealiskindad, mida sa saad teiste kinnaste peale tõmmata. Mis on selle eelis? On see, et sa saad selle alla panna näiteks sõrmikud, mingid erinevad õhemad sõrmikud, millega sa saad võib-olla paremini toimetada. Samas kui sul on üks kiht, mis on päris veekindel. Ma eeldan, et see on veekindel, kuigi minu enda kindlad ka peaksid olema korrateksiga. No ikka tuleb mingi hetk läbi. Aga siia alla võib panna mingid suvalised kindlad, mis ei ole veekindlad, aga on hingavad. Ja kui vihma ei saja, võtad pealt ära ja sul on olemas teised kindlad. Või näiteks, kui sul veekindlad kindlad, mis ei ole nii veekindlad nagu minu veekindlad kindlad, tõmba see peale ja siit saad veel kinni, et kummiga pealt kinni tõmmata ja saad veekindlad kindlad. Mis tõenäoliselt on siis veekindlad komplektina. Ja puudega vaude ja rattakotid. Ehk teisel pool seina on ka olemas Ortliibi veekindlad rattakotid. Veel Fjällräveni keeppüksid, erinevad hoolu ja mis iganes püksid veel, ilusad, toredad. Ja siin on ka Sassa on siin rohkem esindatud kui matkaspordis. Siin on ka North Face'i, Patagooniat. Fjällrävenit jälle. Parkad. Ecoshelljope maksab siin 579 eurot. Seda brändi ma ei tea, Warm Peace. Aga siin on samamoodi need down bootid. Ja nende hind on palju sõbralikum. 49,95, tuletage meelde, et Fjällräveni omad olid umbes 100 eurot rohkem. On siin ülalpoolt ja ka seespoolt ka veel fliisiga. Fliis muidugi on maksimaalselt keskkonnavaenulik materjal, aga iseenesest nagu jaa, see on head asjad. Ma siiski kaldun arvama, et praktilisemad on need asjad. Need on hästi universaalsed ja ma saan panna väga erinevatel aastaaegadel kätte ja need alla panna erinevad kindlad hästi õhukesed või siis palju paksemad. Ma võtsin L-mõõdus ka, et saan tõesti panna erinevaid kindaid selle alla. Ja põhimõtteliselt ta ei ole ka kõige õhemate kindlastega väga suur. Aga siin on üks jope, mis maksab ainult 1250 eurot. See on selline sulega, ta on kuidagi selline tugev materjal, ta ei ole selline, mis läheb kohe katki, pead on hästi tugev materjal.
vaude ja rattapüksid, aga nad on altpool siis polüuretaankattega lukkudega, et saad laiemaks teha helkurriba ka. Pealamp on asi, milleta matk ei ole päris, ei saa olla mugav, kui sa pead käes hoidma matkal niisugust lampi. Et siin on siis tõesti olemas ka hunnik pealampe, mõned neist tuttavad, mõned neist mitte. See on selline huvitav, näeb selline teistmoodi üldse. LED Lenser on mulle tegelikult väga sümpaatne bränd. Mulle väga ei meeldi igasugused kukla taha käivad aku komplektid. Pigem mulle meeldib, kõik on kompaktselt esimeses osas. Ja mis see maksab? 69,95 uus Active Core siis. Üks asi, millega mul kunagi vedanud ei ole, on rattalambid. Et ükski neist ei püsi ja minu jaoks rahuldavad, kõik vajuvad kuidagi ära. Et nende puhul ma olen igasuguste brändide puhul skeptiline, et ükski ei püsi korralikult. Lähevad kas katki, kui liiga tugevasti tõmmata ümber või siis lihtsalt ei püsi ümber, kui panna nõrgemalt. Aga nad on väga huvitavad. See on 1000 luumenit, see on nii pisikene, see nagu kutsub kohe ostma. Nii äge. Ja see on ka 50 luumenit siis tagu valgustas. 600 luumenit, esimene. Ka see kompaktne, mulle meeldib, kui on kompaktne, see on ka tõenäolisem, et kui ta ei ole väga kobakas, et siis ta ei hakka seal alla vajuma, kui on üle kuskil mingist raskemast kohast läbi minek või üle kõnnitee serva lähed. Aga see on niisugune väikene pisikene jälle ja mulle meeldib see, et on ka laetav variant. See on ja esi oma. Mitu luumenit see on? 50 on vist see maksimum. No ja 19,95. No õiglane hind ka. Vähemalt siin ma tundub, et on õiglane hind. See on lihtsalt kantav ja kui ma jookseks, siis ma ka kindlasti kasutaks midagi sellist. Ei piisa lihtsalt helkurist, vaid et sa oleksid iga nurga alt nähtaval. Ja kui sa oled talvel matkamas, siis muidugi sellisel asjal põhimõtteliselt võib olla mingi oma mõte, sest minu jaoks on telefon kindlasti üks asi, mis peab olema soojas, mis peab olema kaitstud kas külma, vee või mille iganes asja eest. Et sellele ma toetun väga paljuski. Et ka siuke huvitav, paned sinna näiteks mingisuguse kätesoojendaja sisse ja siis ta hoiab ka sooja ka siis, kui ei ole magamiskotis alati. Et jah, ka asi, millele peale mõelda, aga ma siiski arvan, et ma olen siiamaani saanud hakkama teistmoodi lahendades. See maksab 22,95, ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Tundub liiga eksklusiivne toode. Veel igasugused Fjällräveni vidinaid. Ja siin on kasa taga põnevaid asja. Akupangad päiksepatareidega. Victorinoxi multitööriistad. No, see näeb väga äge välja, stiilne, väga hind on 165 €. Mida? Vaata küll lihtsalt Soome disainiga noad. Väga kaunid minu meelest. Ja kindlad said siis ostetud ja ma arvan, need on asjad, mida ma kindlasti kasutan palju, sest ka praeguseks, kui ma olen siin tükk aega olnud siin keskuses, need kindlad mul ei ole ära kuivanud, mis mul peaksid olema veekindlad. Kui mul oleksid need kindlad olnud peal, ma olen kindel, et mul oleks palju lihtsam on praegu nende kinnastega, et need oleksid kuivad olnud. Nii, külastan nüüd õhtul kella 5 paiku veel ka siin kesklinna pool Jürjon katu, mis selle tänava nimi on, sedasama kauplust
tundub, et siin on ta isegi natuke suurem kui seal eelmises kohas. Tõesti väga suur pood. Ma arvan, et suurem kui Ülemiste. Kauplus on otsast otsani, mõtleks, et mitte päris otsast otsani, aga suures osas ka just Fjällrävenile nagu pühendatud justkui. On ka teisi brände muidugi, aga jah, see peaks olema kõige suurem nendest Pardjo Aita poodidest, mulle niimoodi öeldi. Veefiltreid on siin päris erinevaid tüüpe. On panev. Niisugune, mis käib siis Camelbacki külge põhimõtteliselt. Tundub küll, et see Targhii on ainus, mis on siin Kiinist. Ülejäänud on suuresti Hanwag, Meindl, natukene ka Salomoni. Onni on ka. Tuossa on just paar sööki, mida ma siin Eestist ei ole näinud ja näiteks kui ma tahaksin saada siit ülevalt neid toite, mis ma tegema peaksin. Apua hüüdma või. Marmotil on väga huvitavad need, kuidas nüüd öelda, värvid magamiskottidel. Ja nimed ka. Angel Fire. Väga põnev. Nii, mingi 10 minuti pärast jõuab laev Tallinnasse. Võib-olla natuke varem juba. Ja saigi see otsa, see reisikene.